Nii, tere jälle. Kasparsil läks natukene kauem, aga vast kannatate minuga ka ära, et kusagil kella 3-ni meil arvatavasti läheb. Jätkame siis pigem selle üke poole pealt ja räägime siis täna siis kiirusest ja vaatame kahte sellist kiirusliiki või siis vastupidavusliiki. Teemaks ongi kiirus ja kiirusliku vastupidavuse arendamine korvpallitreeningus. Varsti hakkame jõudma sinna, kuhu ma võib-olla ei olegi midagi öelda, kuna mingid komponendid juba korvpallitreeningus me ära katame. Jälle hakkame vaatama erinevaid progressioone, regressioone ehk keerukamaid harjutusi, natuke raskemaid harjutusi ja soojendusharjutusi ka siis lisaks. Paratamatult, nagu Juka on öelnud, et see korvpall läheb järjest kiiremaks, järjest intensiivsemaks, et samamoodi ka siis üketreeningutele peame üha enam rohkem nagu rõhku panema ka sellele suunale. Eriti just ma leian, et noores eas me avaldaksime piisavalt selle ükega stiimulit just noortele, kas me räägime nii tüdrukutest või siis poistest, et me seal saame mingisuguse baasi kätte. Kui võib-olla meistriliiga tasemel või kusagil kõrgemal, siis seda kiirust arendada hooaja sees on päris keeruline, kuna mängude graafikud on, treeningud on intensiivsed, ehk seda kiirusel ei jätku lihtsalt ressurssi ja keha lihtsalt ei kohane, pole suuteline kohanema. Me peame selle töö ära tegema pigem noortes. Ja hakkamegi siis vaatama erinevaid harjutusi ja vaatame esialgu, mis see kiirus üldse endast kujutab, nagu eile plüomeetria. Kiirusel on justkui kaks suunda, millest me täna vaatame, et üks on alaktaatne, kiiruslik vastupidavus, ehk teisisõnu kiirus. Alaktaatne tähendab siis seda, et selle kiiruse trilli ajal või jooksu ajal ei tohiks hakata meil kuhjuma ülemääraselt laktaati. Laktaat ei ole iseenesest kiiruse hävitamine, aga hakkavad teised happelised protsessid meil organismis tööle ja kiirus langeb, ehk me ei arenda enam seda kiirust. Ja korvpallis me pigem räägime siis sellest kiirendusest, ehk esimestest võib-olla 4-5 sammust, mõnest sekundist või siis ka pidurdamisest. Üks asi on see, et me jooksime pea ees igale poole sisse, aga teine on, et selle samal kiirusel me suudaksime ka pidurdada. Alaktaatne on siis meil kiirendus, pidurdus. Ja kui vaadata erinevaid statistikad andmeanalüüsi, siis me näeme, et korvpallis keskmisteks kiirendusteks või sprindi pikkusteks on 1 sekund, 2 sekundit ja 4 sekundit umbes seal vahemikus. Need on niisuguse kõige standardsema, kõige enim levinumad kiirendusajad, mida me näeme korvpalliväljakul, kui tehakse siis GPS-tehnoloogiaga. See enam-vähem võrdub siis meil 5 meetrit, 10 meetrit ja 20-30 meetri vahel. Korvpalliväljak on ka, võite parandada, kui eksin 28 meetrit, sportlane ei pea jooksma maksimaalkiiruseni 100 meetrit. Korvpallis üldjuhul maksimaalkiirusteni väga ei jõuta. Jõutakse üldjuhul mingile optimaalsele kiirusele, mida siis võiks hoida mingi kindla aja. Aga kiirendused on pigem väga lühikesed ja maksimaalsed. Teine suund on siis see laktaatne kiiruslik vastupidavus, kus hakkab siis märgatavat laktaati organismi kuhjuma, lisaks siis teistele substraatidele ja läbi selle peab siis meil sportlane mingit kindlat kiirust suutma hoida, mis on siis väljakul mingisugune tempo. Jukka jällegi mainin üle, et mainisid järjest intensiivsemaks läheb, viimased uuringud on ka näidanud, et aastate jooksul see intensiivne aeg väljakul suureneb. 2008-2009 suurtes metaanalüüsis näidati, et mängu ajal kusagil 30% on väga kõrge intensiivsusega. See tähendab seda, et maksimaalne pingutus, üleshüpped, lõiked, spurdid, kaitseasendides liikumine kuskil 30%. 5-6 aastat hiljem on see number juba suurem. Me peame tulema toime nende kõrgete intensiivsustega. Selleks me peamegi arendama siis sellist nagu RSA on ingliskeelne lühend, aga eesti keeles on tõlgituna siis korduv sprindivõimekus. Mul ei ole oluline, et mu sportlane suudaks joosta 42 kilomeetrit siin väljakul rahulikult sörkides, aga ma tahan, et ta jookseks võimalikult optimaalsel kiirusel ja ta suudaks seda korrata peale mõningast puhkepausi. Võib-olla enim levinud puhke-töösuhe korvpallis ongi 1-1. Kui on näiteks 5 sekundit mingisugust väga intensiivset tööd, siis sellele üldjuhul järgneb 5 sekundit keskmise või mõõdukaga või täieliku taastumisega mingisugune tegevus. Väga harva juhtub selline, kus 3-4 minutit on järjest jõhkra kõrge intensiivsusega tööd. See korduv sprindivõimekus, me peame tegema mingisugust harjutust maksimaalsel pingutusel, siis sellel järgneb mingi taastumisperiood ja kordame seda samamoodi maksimaalsel pingutusel. Kui me näeme, et sportlane ei suuda seda võib-olla 5. või 6. korda elami jätkata, siis me teame, et me elami ei arenda seda laktaatset.
et asi läheb rohkem aeroobse peale üle juba. Ehk see lõigu kiirus, mingi sprindi pikkus, mingi harjutuse pikkus ja selle tempo või intensiivsuse langus võib viidata juba väsimusele ja me ei arenda enam seda põhilist komponenti, mida me siis korvpallis tahaksime saavutada läbi ÜK-treeningute. Ehk siin on põgust sissejuhatus, jälle kui kellelgi on küsimusi, käsi püsti, küsige, kui ma ei näe, siis andke märku, et keegi küsib. Ja hakkamegi vaatama siis jällegi neid samu sektoreid, mida me eile põgusalt vaatasime. Jälle on samad 4 sektorit, tõlgendame seda natukene teistmoodi täna, ehk me vaatame, kuidas on korvpallitreening ise üles ehitatud sellel treeningpäeval. Ehk kas meil on suur maht, kõrge intensiivsus või siis vastupidi. Ja sellest lähtuvalt me saame planeerida ÜK-treeningut, millises suunas me saame neid erinevaid kiiruselemente arendada. Et pole loogiline, kui me teeme 2,5 tundi trenni ja peale seda hakkame kiirust arendama. Jällegi, me ei saa olla sprinterid ja maratonijooksjad samal ajal. Et me peame vaatama, mis on siis korvpallitreeningute võib-olla suund ja ÜK-treeningu ehitame siis selle ümber. Ja esimesena me vaatame üldse soojendusharjutusi. Need soojendusharjutused on mõnes mõttes võetud siis kergejõustikust. Ehk ta arendab meil siis noorsportlastel, arendab meil siis osavust, koordinatsiooni, tunnetuslikkust ja see viib edasi lõpuks sellele jooksmisele, pidurdamisele, tõukamisele ja muudele suundadele. Ehk ise alustan juba kergejõustiku soojendusharjutuses sarnaste hüplemiste keksidega juba noortel, 12-13 aastastega alustame, 14 eluaastased võiks olla need harjutused juba väga hästi võiksid välja tulla. Ehk need ei peagi imiteerima üldse korvpalliliigutust, aga just suunatud on sellele osavusele, koordinatsioonile ja ütleme siis jalgade tööle. Et vaatamegi erinevad soojendusharjutused läbi ja jooksvalt siis seletan, et võivadki tulla näiteks mul 4 poissi, kes tahab soojendusharjutusi teha. Teeme praegu siis nii pidiharjutusi, võite võtta praegu võrgujooned. Minge sinna sinise joone peale, harvenege, ja näoga siis teise korvi suunas. Ehk jällegi traditsioonilised soojendusharjutused on mingid dünaamilised venitused, liikumised, kus me tahame siis tagada justkui piisava liikuvusulatuse. Need samad jooksuharjutused tagavad ka selle suure tõenäosusega päris hästi ära. Hakkame tegema erinevaid soojendusharjutusi, alustame rohkem pöiast, liigume põlve ja puusa juurde. Esimene on lihtne, ma tahan, et tavaline keks, minge võrgujooneni, ehk keksite rütmiliselt. Iga kord, kui me neid soojendusharjutusi teeme, teete võimalikult rütmis. Mitte siis omavahel rütmis, aga leidke endale mingi sobiv rütm. Kerge keks, teise võrguni, kerge keks, pange pöid tööle. Kõik samu asju saab võrdlemisi ka palliga teha, aga see on võib-olla juba järgmine samm. Nüüd ma tahan pöia keksi, kus mõlemad teatajad keksivad, või teeb pöia hüppeid, aga üks jalg tõuseb kergelt. Ehk kui keksite, siis te keksite siit. Ja läheb sinna. 2 jalga korraga ja 1 jalg tuleb üles, jah? Võimalikult elastselt, jah? Et siin me ei tahagi võib-olla, et see täistalt väga maha läks, et jällegi selline väga elastne võiks olla. Hästi, teeme ühe korra veel. Nüüd ma tahan, et te natukene rohkem inertsiga keksisite, et te siit ei lagune, et pigem see jalg juba popib üles. Hästi. Lähme külje peale jälle. Me ei tee nüüd kaitsasendis liikumist, me ei tee külggaloppi, teeme külgtõukeid, samamoodi rütmiliselt. Rohkem siis pöiast jälle maandute, pigem vala eesosale, keksite sinna. Ja, leidke mingi rütm. Hästi. Teete sama, pange natukene tempot juurde ja ma tahan, et kui te siit lähete järgmisse sammu, sirutate seda jalga, mis siis hakkab seda liigutust tegema. Sirutus, sirutus, sirutus. Nüüd pange juba seda tõukemomenti juurde. Hästi. Nüüd me oleme paari harjutusega enam-vähem pöiatöö selgeks saanud. Mitte selgeks saanud, aga enam-vähem soojaks saanud. Tuua sisse mõned keksid juurde, on nagu pöiad juba, ma ütlen, täiesti soojad, aga kohe saavad rohkem soojaks. Nüüd toome põlved juurde. Ma tahan, et tahaks tegema mitte põlvedeste jooksu, mida traditsiooniliselt tehakse, mida tehakse valesti, vaid pigem hakkame tegema siis põlvedeste kekse. Esimene asi on lihtne, panete ennast keksima, hakkate edasi liikuma ja tõstate kogu aeg jalga üles. Põlv jookseb alati, kui ma külgne vaates näitan, põlv jookseb alati üle
puusa hetkel, et tagada piisav liikumine sisse. Keksime ja hakkame tooma jalga kogu aeg. See jalg lööge enda alla. Ja, jälgige korraks jalgade tööd, kuhu läheb jalg. Väga hea. Super. Tee mulle kuskil 3-4 meetrit samamoodi. Jälgige, kuhu ta asetab selle jala, mis tuleb. Hästi, võid tagasi minna. Ja proovi sa ka. Aitäh. Kas nägite erinevust, kuhu asetas üks jala, kuhu teine jala? Üks enda ette, teine tegi siis negatiivse sammu või enda alla. Ühe juhul sa pidurdasid kogu aeg hoogu kinni, rütm läks natukene kaduma, siin läks jalg väga hästi ette. Ehk mis noortel samamoodi juhtub, kui nad jooksevad, teevad mingit samme, nad teevad kogu aeg pidurdussammu, millega nad vähendavad kogu aeg iga järgnev samm oma kiirust, oma rütmi. Et me tahame iga kord neid keksimisharjutustel aidata siis seda võib-olla liigutusvilumust, ja kui nad liiguvad, siis jalg tuleb alati kas enda alla või enda taha, kui me räägime siis edasi jooksmisel suunamuutusel. Et me ei tekitaks seda pidurdussammu. Jällegi, see võtab aega, kes pole varasemalt teinud, kellel on rohkem kergejõustiku tausta, saab seda paremini võib-olla näha, hinnata, neid harjutusi teha, või lasta siis mingil sportlasel ära õppida, tema hakkab siis teisi õpetama. Aga jah, lähme samamoodi edasi, aga nüüd ma tahan, et te keksiksite mõlema jalaga ja jalad lähevad siis enda ette. Kui praegu tegite kahe jalaga tegite praegu enne. Ühe jalaga. Nüüd teete kahe jalaga. Sama asi, keksite ja kogu aeg vahetate jalga. Ja toote enda alla. Põlv jälle puusaga paralleelselt või natukene kõrgemalt. Ja võib sinna minna. Ja lükake enda alla, jah? Süsteem. Pole paha. Lähme kohe sama harjutusega edasi, tuleb kõik sama. Jalad, põlved liiguvad siis diagonaali ette. Ehk me avame justkui need puusad, mis me tavaliselt tahavad sportlased siin venitada. Me teeme selle läbi keksimisharjutust. Ehk me keksime, siis liiguvad puusad diagonaali, põlv üle puusa jälle. Ja võite. Pange rütm sisse, ei pea olema kiire, ei pea ole aeglane, endale sobiv rütm. Ole paha. Läheme külgsuunaga edasi. Me teeme nüüd sama, aga me tahan, et te lööksite põlve kogu aeg justkui sinna suunda, kui te keksite. Panete keksima ja lööte põlve kogu aeg sinna suunda. Ja läheb. Poole peal võite vahetada siis jalga, ehk pöörate ümber. Ja, keks sisse nüüd, jah. Ja vahetage poolt ja tulge teise jalaga. Olete varem teinud neid? Ei ole. Jällegi korvpalluritel võib-olla alguses esialgu, siin tuleb väga hästi välja, noortel ette tundub see kohmakas, ei näe võib-olla visuaalselt nii hästi välja, kergejõustikutreenerid hakkavad võib-olla kommenteerima, pole hullu, me arendame koordinatsiooni, osavust, see on esimene samm, kui välja ei tule. Kui ei tule välja, las nad pusivad, et ma ei tahagi, et nad kohe esimesel teisel treeningkuul saaksid ideaalse keksi selgeks. Võtab aega, las ise õpivad ka vahepeal. Ajapikku nad omandavad selle ja see kandub väga hästi üle siis selle osavusele, koordinatsioonile, kehatunnetusele ja jalgade tööle. Väga hea. Lähme samamoodi edasi, lähme keerulisemaks. Keksite, põlv ja küljele. Okay? Keksite, liigute edasi, ette, küljele. Nüüd ma tahan, et te paneksite kiirust juurde. Ma ei taha, et te põlve kiiresti üles tõstaks, ma tahan, et te kiiresti jala alla lööksite. Okay? Ja võib. Minge poole peal ühe jalaga. Poole peal vahetate. Hästi. Ehk need üldjuhul võtab 3-4-5 minutit aega, on kergemaid variante, lihtsamaid variante ja siit saab edasi minna veel sääretõste jooksule, põlvetõste jooksule, erinevad variante on meeletult. Et need on niisugused võib-olla põhilised, mis see välja tõin. Väga hea. Lihtsalt, et natukene soojaks saaksite, tehke mulle madala põlvetõstega jooks. Et ma ei tahagi, et te oleks selg sirgu, puust ja kõrgele, et pigem kallutage keha ette ja tooge see põlv siia ja löögi alla, aga teete jooksuga seda liigutust. Okay, madal põlvetõste jooks. Hop, 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 jah. Ja muidu löögi jalga alla, madal põlvetõste jooks.
hästi, puhake korraks, ma viskan teile. Nii, et need kergejõustiku suunaga harjutused, ma ei taha muuta siis korvpalluri kindlasti kergejõustiklasteks. Ehk siis me ei pea omandama sarnast võib-olla jooksutehnikat, nagu kergejõustikus on, mis tihti jällegi kergejõustikutreenerid kommenteerivad, et korvpallurid ei oska joosta, et nad ei jookse üldse püstistes asendis, põlv ei tõuse. Kes korvpalliväljakul nii jookseb, üldjuhul ta ei suuda nii kiiresti suunda muuta, tal läheb pall kaduma, ehk me ei eeldagi, et ta peaks jooksma nagu kergejõustiklane. Lihtsalt see tehnikas ja harjutused, need on suunatud siis pigem sellele osavusele, nagu ma mainisin. Paneme natuke selge ees jooksuharjutusi ka, kuna jooksmine ja korvpalliväljakul on väga harva lineaarne või siis otse. Esimese asjana hakkame vaatama puusapöördeid. Jällegi saab olla üks soojendusharjutustest. Hoidke esialgu, näitan teile harjutus ette, siis ma hiljem seletan. Hoidke siis palli enda ees. Võtame 10 sekundi, ma tahan, et te teeksite puusa rotatsiooni 90 kraadi umbes. Hopp. Aga keha jääb vaatama enda ette. Sellepärast me siin palli ees on, muidu me hüppame siia ja me tegelikult ei tee mingit rotatsiooni. Lihtsalt hüppame külgsuunda. Ehk hüppate tagasi, teisele poole, tagasi, teisele poole. Kogu aeg on siis pall enda ees. Ja võib. Hopp. Ja proovite, et pall on kõik enda ees, jah? Hästi hea aeg. Ehk jällegi erinevad need rotatsioonharjutused sobivad ka, kui me kaitses liigume, see ei tähenda seda, et me kogu aeg seda rotatsiooni teeme, juhul kui vastane peaks meist mööda minema, peame ümber pöörama, siis mida me teeme, on üldjuhul puusa rotatsioon, jälgime, et meil ründaja või siis vastane oleks meiega kontaktis, me saame teda jälgida, aga puusad on kogu aeg siis teises suunas, kus on meie keha. Ehk kui mu vastane siit must mööda vuhiseb, siis üldjuhul ma jälgin vastast, ma kunagi ei pööra ta võib-olla ümber ja ma ei vaata, kus vastane on. Ta alati on siis rinnak nägu vastase suunas, ma saan siit jälgida, kuhu ta läheb. Ehk need erinevad puusa rotatsioonharjutused samuti olulised. See oli üks variatsioon, lihtne, nüüd te hakkate mulle selge ees liikuma sinna suunas, pall on enda ees, teete mulle rotatsiooni, pidurdus, rotatsioon, pidurdus, rotatsioon, pidurdus. Minge kusagile poolele väljakule ja võib ise minna, hopp. Minge poolele väljakule, siis pange hoog sisse. Poolele väljakule jõuate, lähete kiiresti juba. Ja hopp, kes jõuab poole väljakule, sama asjaga tehke nüüd kiiredega. Hopp, hopp, pidur, hopp, läheb kohe. Juba kiiremini, jah? Hästi. See oli võib-olla kõige lihtsam variant, meil ei olnud ühtegi välist või auditoorset sellist stiimulit. Samamoodi me saame tuua endale siia lihtsalt soojenduseks paarilise. Ehk üks siin petab, ta ei pea mööda jooksma, näitab suuna sinnapoole, mina pean tegema siis rotatsiooni siiapoole. Sama saab teha siis ka ilma rotatsioon või selle cross-stepita. Nüüd me võime lihtsalt liikuda ühele poole, teisele poole, üks petab justkui. Jällegi soojendusharjutused mõõduka sellise intensiivsusega. Ei ole veel niisugust tapmist. Ehk see sobib üldjuhul ka enne üketreeninguid, enne võib-olla korvpallitreening, kus me teame, et on väga palju edasi-tagasi jooksmist, siis me proovime enam-vähem jooksuharjutusest sisse tuua, vajaduse plüomeetria mingisugune osa. Aitäh, võite praegu puhkama minna istuma. Kas on soojendusharjutuste kohta mingisugused küsimusi tekkinud? Et kindlasti peale neid soojendusharjutusi, mis te keksid, siis me võiksime ka reaalselt joosta. Kas me jookseme siis palliga mõned korrad, kas me jookseme siis ilma pallita, kiirenevad jooksud, pidurdusjooksud, kõik sellised jooksud ka alati läbi, et kui me hakkame reaalselt korvpalli mängima, siis nad on piisavalt valmis nendeks kiirusteks. Jah. Et küsimus tuli ka, et kes pärast võib-olla videost üle vaatab, et küsiti või öeldi, et ei ole ju paha, kui korvpallurid oskavad joosta nagu kergejõustiklased. Ei ole absoluutselt. Jah, aga me ei saa lihtsalt liiga palju ka sellele aega panustada. Et see oligi pigem niisugune, mitte pool naljaga, aga üldjuhul jah, et kergejõustiklased hakkavad vaatama, et kuidas pläntajalad jooksevad, siis on alati nagu vastuargument, et me ei saagi joosta sarnaselt, meil ei ole vajadust. Aga kui nad jooksevad, see on ainult boonus. Et nende jooksuharjustega kindlasti aitab. Et see on pigem boonus. Nii, lähme edasi. Nüüd me hakkame vaatama reaalselt kiirusharjutusi. Ehk siis me vaatame praegusel sektor 3, sektor 3 üldjuhul on see kiire, nagu eile oli plüomeetrias, see on kiire.
ja me vaatamegi siis kiirendusi ja pidurdusharjutusi, lähme lihtsamatest harjutustest võib-olla natukene keerukamateni, kus me lisame juba siis mingisuguse välise stiimuli või auditoorse stiimuli. Nii, võite tulla, kas tulevad samad, kes on juba soojad, või tuleb uus punt, ise valite. Soojad poisid tulevad. Praegu on natukene kiirem, te saite enam-vähem soojaks, kuna teil olete siin vist kella 10 saati olnud, siis me täna mingit kiirust otseselt ei arenda ja siin ka ma ei taha teid vigastada, te ei pea tegema siis 100%-ga. Meie kõik mõtleme, et las teevad 100%-ga. Võite jälle minna selle sinise joone juurde, pallid võite hetkel enda kõrvale panna, näitame kõige lihtsamaid. Ehk nagu me enne mainisin, meil on niisugused kõige tüüpilisemad kiirendused, on meil siis 5 meetrit või kuskil 1 sekund, 2 sekundit ja 4 sekundit. Ehk me ei eeldagi, et me peaksime hakkama 100-meetriseid sprinte jooksma siis oma poistega või siis oma treenitavatega. Jällegi valige endale sobiv kiirus, mis te teha tahate, valida tahate, aga iga koonuse juures tuleb pidurdus. Te ei pea praegu mulle close out'i tegema, te võtate korraks soo maha, ehk kas teete mulle pidurdus 2 jalale, pidurdus siit ja tõukate järgmisse sammu. Kiirendus, pidurdus, kiirendus, pidurdus, kiirendus, pidurdus. Lõpuni väljani. Annan hopi ka. Valmis, hopp, pidur ja kohe kiirendus. Hästi. Ja võite minna tagasi sinna rahulikult jalutades. See on kõige lihtsam variant, jällegi see kiirendus, pidurdus, kiirendus, pidurdust. Nüüd samamoodi alustate esimene, läheme natuke keerulisemaks, esimene ma tahan, et te hüppaksite kääri. Nii nagu enne näitas Kaspars, tegite ühte trilli siin, kus te pidite külje peale minema, viskeb ette tegema. Siin ma tahan samasugust asendit teha, et olete siin asendis, ma ütlen hopp, hüppate splitti, lähete, jälle pidurdus, kiirendus, pidurdus, kiirendus. Valmis, hopp ja mine. Hästi, võite tagasi minna. Ehk 2 põhipunkti, mida me saame siin ka vaadata, välja arvatud see, kui kiired nad on, ongi siis see stardiasend ja pidurdusasend. Ehk kui me hakkame vaatama siis enda säärt, et üldjuhul pidurdustel on jalg või varvas siis natuke eespool põlve, me saaksime pidurdada, kiirendustel me laskame oma keharaskus ette, et meil tekiks jälle tõukemoment. Ehk kui me siin splitti hüppame või sportlane hakkab jooksma, esimene samm läheb siia, see on juba pidurdussamm, siin tal on võimalik teha mingi pete, suunamuutus, mis ei ole vale, kui meil on vaja 2-3 kiiret sammu, jalga alati siis enda taha. Ehk kui me siit splitti hüppame, siis ma tahaks sellist asendit, et see jalg saab tõugata, see jalg saab tõugata. Osadel on see natukene tagapool, et peaaegu taga oleva jala põlv siis sirge, aga me saame siit siis järgmisse sammu kohe tõugata ja edasi liikuda ja vajadusel pidurdada. Teeme sama. Nüüd ma tahan, et kui te hüppate kääri, jääte sinna püsima ja ma annan järgmise hopi. Okei, ehk 2 hoppi. Valmis, hopp! Hopp! Hästi. Ehk siin me nägime, et oli enam-vähem siis vertikaalset sääreruumi, see oli iseenesest halb. Nüüd proovige samamoodi hüpata, sealt tagumisel vist jäi kand ka õhku maast, et see ei olnud halb. Ja kui te hüppate, siis te proovitegi siit jääda siit asendisse, ma saaksin siit tõugata minema ennast. Okay? Kand veits maast lahti, põlv jookseb üle varba. Me tahame seda näha. Jälle teete pausiga mul. Valmis. Hopp! Hopp, tõugake! Hästi. Ja võite samamoodi tagasi minna, võtke pallid. Kõik on sama, lihtsalt järgmine samm, kui me näeme, et biomehaaniliselt või siis asendite poolest on mitte perfektne, aga okei, teil oli väga hea. Lihtsalt me ei taha kohe perfektsuseni välja minna, et lased poisid ise ka õpivad ja iga aasta lähevad järjest paremaks. Kõik on sama, koos palliga. Okei? Põrgatades siis muidugi. Ja 1 hopp tuleb, et ei pea praegu seisma jääma siin. Hüppate split ja lähete. Hopp ja minek. Kohe tõuge, jah? Hästi. Ehk mõlemat asja saab siis teha. Siia saab lisaks tuua sisse juba, kes on võib-olla, ütleme, vanemad, ütleme teie puhul, juba võiks tuua kummilindid appi. Ehk me tahame seda tõuke jõudu suurendada, kummilindid lähevad siis taha, peab kinni hoidma.
samamoodi ilma pallita, palliga või isegi topispalliga, topispalli põrk ehk hoitakse käes ja me lisame kogu aeg seda jõudu. Väga hea, puhake natukene, nüüd tuleb selg ees. Tulevad siis üks moment, vaatan palju, kas mul on vaja topispalle ka või ei olnud. Jah. Paigal. Küsimus tuli, et kas see käärüppe, mis me teeme, kas ta on paigal või on edasihüppega. Jällegi suurt vahet ma leian, et ei ole. Kui võid... Jah. Taha. Kui sa mõtled praegu siit kääri, ma hüppan siia ja siis lähen. Mõlemad variandid sobivad, ma ütlen. Et siin me tahamegi sellesse käärüppes, ma tahan normaalset asendit saada. Et mis võib juhtuda, kui see paigal kääri ei ole omandatud, mis juhtub, kui nad ette hüppavad, jalad jäävad üldse niimoodi. Ja see ei ole enam tõukesamm, siit on väga raske tõugata. Jah. Et kui ette hüppame, siis jällegi hüppavad ette ja siis on minek. Mõlemad sobivad. Et see on juba, ütleme, mitte next level, aga natuke spetsiifilisem. Aga väga hea küsimus, et kui kellelgi on veel küsimusi, julgelt. Ja lähme siis selge ees. Jällegi ette teadmine, ehk kõik need harjutused, sportlased, korvpallurid teadsid, mida nad tegema peavad. Praegu võite pallid maha panna. Ja võite tulla üksteise selja taha siia rivvi, panen torbikud paika. Hakkate liikuma mulle kaitseasendist väga väikeses vahemikus. Kui jõuate selle torbikuni siin, tuleb ümberpöörd ja kiirendus torbikuni. Ehk ei pea jooksma siis torbikust torbikuni, ma tahan, et siin vahemikus, võib-olla 2 slaidi osate teha, liigute siis siit võimalikult kähku ühele poole, teisele poole, 8-10 korda peate suutma siin vahel liigutada, loete oma peas, et 10. kord, teete võimaliku tempo kumba suunas pöörde, kiirendate selle torbikuni seal. Pidurdust ei ole vaja teha seal. Ja ise võid minna, hopp ja sul ei anna. Võib-olla kiirelt hopp, tõukad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ümber pöördi minek, jah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajaliselt 8 sekundit. Kui me räägime kiiruse arendamisest, siis kas me räägime külgsuunalisest, tagurpidi, nägu ees või selge ees, siis me tahame umbes seda 10 sekundi piiri hoida. Kõik, mis läheb natuke üle 10 sekundi, see ei ole enam see kiirus, ta ei suuda hoida seda kiirust. Ühes piisas praegu. Hästi. Teete samas on kõige lihtsam variatsioon. Nüüd see, kes on järjekorras teine, hakkab sulle suunda näitama. Vahetab. Sina pead reageerima suuna näitamise peale ja sinul on võimalus öelda hopp. Näitab 5 korda, näitab mulle 6 korda, ära üle 10 korra näita, ütled hopp, tema peab reageerima ja jooksma. Ise vali, kumb on kiirem sinu arust? Ja läheb, jah? Ja võite kiiremini näidata, et teie 2 slaidi isegi võib-olla juba, jah? Reageeri, hästi. Jah, väga suured kaared. Ja, siin on hea jalgada. Hästi, piisas ühest, et külg suunalistes liikumistes ka, noortele praegu rohkem, siin on suhteliselt okei, hea, on see, et tahetakse, võib-olla ka õpetatakse, ma ei võite mulle nüüd vastu väjelda, aga jalad pannakse üliarki, eriti kui on suunamuutustega tegemist. Et kui nähakse näiteks joone jookse, ma pean joone ära puutuma, jalad lähevad sellisesse asendisse. Siit enam ma sinna kuhugi suunda tõugata ei saa. Ehk teil seda nii laia ei olnud, nii laia võib-olla ülemäärane, aga jalad tahetakse ülilaiali panna, kui me liigume võib-olla kaitses, ehk üks jalgi tuleb teisele järgi. Ehk me ei saa kummagi jalaga tõugata. Ehk kui me teeme mingisuguse külgliikumisi, me tahaksime, et jalad oleks sellises asendis, ehk kui ma saaksin igasse võimalikusse suunda siis liikuda. Mul on siit mõlemalt jalalt, ma saan liikuda
vastassuunda, siit saan liikuda edasi, tõugata, igasse suunda ma saan liikuda. Ehk üldjuhul, kui ma teen siin pidurduse, siis mu jalad peaks olema sellises asendis, et selle jala sisekülg saab tõuke teha ja selle jala väliskülg saab tõuke teha, ma saan mõlema jalaga uude asendisse liikuda. Et me ei peagi perfektse iga kraadi välja arvutama, aga me võib-olla tahame neid jalgu mõnikord natukene kokku poole tuua, kui me näeme eriti, et kaitses noorsportlased või noorkorvpallurid võib-olla üritavad liiga palju siit mingeid liikumisi teha. Ehk on mingi stiili olukord või mingisuguse vaheltlõike olukord ja siis upitavad pallile, see on omaette juba mängusituatsioon. Ehk siin samamoodi, et meil oleks tõukejalad, et see, kes meil viimasena tegi, et sul olid jalad super hästi, et teadsid, et järgmine suund on sinna suunas, sul oli juba jalg selles asendis, et läksid siia, sa teadsid, et järgmine suund on siin, sul olid mõlemad jalad seal suunas juba, ilma cross-stepita muidugi või crossover-stepita. Võrdlemisi keskel. Jah, ja kui sa tead ette liikumisega, sa tead trille, siis sa paned selle keha raskuse juba sinna, kuhu ta saad nagu justkui suunata. Aga üldjuhul mänguolukordades seda keha raskus kuhu... See on halb kui hea. Teisele poole on... Jah, et see, et teisele poole liigub, selle kohta ma ei oska nagu mingid uuringud asju vältida. Ma ütlen küsimuse ka ära kaamerasse, et kuhus peaks olema siis keha raskus, kui me teeme mingi suunamuutuse. Et kui uuriti noorsportlaste erinevusi siis lineaarsel jooksmisel ja suunamuutustel, ehk tehti seda 5-5-5-5-5-10 testi, siis mis juhtus kasvueas noorsportlastel, kelle jäsemed hakkasid väga hüppeliselt kasvama, oli see, et kui nad suunamuutuse pidurdust tegid, siis nende keha raskus vajus ära. Ehk problemaatilisem on võib-olla see, kui mu keha raskus vajub sinna suunda, kuhu ma liikuda ei taha. Ehk see oli problemaatiline, mida me tahame siis vältida, kui me siia tulen, see tugev plokk jalg, meie lihasjõud peaks suutma seda keha raskust hoida, et siis liikuda. Kui ta juba liigub siia, me leiad, see halb on, aga mängusituatsioonides me võime kaotada mingi väärtusliku sekundi, kui hoopis mineks sinna. Ehk kui vastane petab meid nii ära, me lähme väga äärmustesse. Et pigem keskel. Jällegi hea küsimus. Kas on veel tekkinud küsimusi? Tundub, et ei ole. Lähme edasi, suudate jätkata. Nüüd lähme jälle külgsuunalised. Ja vahemad on jälle väiksed. Et üldjuhul, kui me räägime kiiruse arendamisest, siis mina kunagi distantsi pikkus, mis iganes harjutusi me teeme, üle 20 meetri kunagi üldjuhul ei lähe. Kui me räägime mingist kiiruslikust vastupidavust, siis on teine asi. Et üldjuhul ma üritan hoida selle vahe seal kuni 10 meetrit. Natukene võib-olla rohkem, natuke vähem. Mis te teete, ma toon ühe koonuse juurde. On kõige standardsema, mida ma arvan, et enamus on teinud. Koonuste vahel võite teha võidu, et üks tuleb ühele poole koonus, siis teine teisele poole, sinna ja sinna. Te liigute kaitseasendis esimese torbikuni, tagasi, siit on pööre ja lineaarne jook siia. Ütlen valmis, hopp, jah. Torbikut otse puutuma ei pea, kujutame ette, et siin on mingi joon. Okay. Valmis, hopp. Ja otse. Hästi, kõik. Võtame aega. Valmis, hopp. 3,6 sekundit umbes. Jällegi väga lühike aeg. See arendab nüüd kiirust, neil ei tohiks olla siis kops koos, kui nad seda teevad. Kiirus ei tohiks väga langeda. Teeme ühe korra veel. Vahetage suunda ka siis, jah. Valmis, hopp. Hästi, sama 3,6 pluss miinus minu näpukiirus. Valmis, hopp. Hästi, 3,58. Ehk jällegi kõige lihtsam, me saame seda distantsi natukene lühendada, pikendada, siin saame erinevad variatsioone sisse tuua, et kas nad liiguvad mitu korda, spurt lõpuni, alustavad üldse lineaarse kiirendusega, siin ma tahan pidurdust näha, teise suunda liikumine pidurdus, ehk neid kombinatsioone on mitmeid, et siin ei ole kindlat raamistikku, et me peame tegema nii, nagu mina ette näitasin. See oli jällegi ette teadmisega, te teadsite, kuhu te peate liikuma. Nüüd teeme visuaalsed, et tulete siia keskele kahekesti ja üks petab teist.
Ehk siis, kui mina alustan koha pealt, ma võin kehaga liikuda siia, petan su ära, liigun sinna. Ehk hakkan liikuma siia, sina pead mind jäljendama. Kui ma siia jõuan, siis on lõpuni lineaarne. Ehk mul on ainult suunavalik. Selle liiguta 2 slaidi kaitseasendis liiguta ühele poole, finiš on siis teisel pool. Ja, tuleb etta, võite eest tulla, ise valite, kumba alustab või mitte. Ja otse lõpuni, jah. Hästi, peaaegu see kätte. Tehke siis jälle 2 korda läbi, 1 petab, 1. Ja, tehke ainult 1 juba läheb, jah. Proovige praegu koonuseni jõuda, et vahepeal mingit sükest petet ei tee. Hästi. Tehke siis 1 korra veel. Hästi. Jällegi natukene võib-olla lihtsam. Jällegi kiirus, maksimaalkiirus, lisab võistluskomponent ja tuli juba sisse selline reaktsioon või siis visuaalne reaktsioon, mis vastane teeb justkui. Teeme nüüd auditoorse ehk suulise. Minge jälle sinna otsesse. Praegu oleme ainult küljel liikunud, liigume nüüd otse. Otse ja selges, otse selges. Mina ütlen teile koonuse numbri. Tavaliselt panen erivärvi koonused. Esimesed koonused, teised, kolmandad. Mina ütlen teile numbreid, niipea kui ma ütlen näiteks teile 2, jooksite siia, kui ma ütlen 0, või vabandus 1, jooksite tagasi, kui ma ütlen finiš, siis kiirendate finišini. Kuidas? Selges tagasi olete, jah? Ma ütlen numbreid, teie siis reageerite. 3, 2, 3, 1, 2, finiš. Hästi. 2, 1, 2, 1, 3, finiš. Hästi, tehti 1 korra. Et nüüd me lisasime natukene niisugust auditoorset. Ja me saame seda asja veel segasemaks saada, kui me hakkame panema näiteks, meil on värvid, ma saan näidata suundasid, aga ma tahan, et sportlane jälgiks mingit kindlat tegevust. Ehk kui ma ütlen talle näiteks, et jookseb minu suunas, ma näitan talle võib-olla vasakule, aga ütlen parem. Et ma tahan, et ta läheks minu hääle järgi. Ehk ma teen pette siia vasak, ütlen ise parem, tema peab reageerima sinna suunda. Me saame seda veel natukene segasemaks ajada, siin me seda praegu hetkel tegema ei hakka. Et kõiki neid asju saab ka palliga teha, jällegi kui me tahame natuke asjade spetsiifilisemaks teha, palliga miinus on võib-olla see, et me ei saa nii häid kiiruseid kätte seal. Et mingi nädalate periood me teeme natukene ilma pallita, kui meil on võimalus saalis teha, siis neid kõiki sarnaseid asju saab ka palliga teha. Palliga me kaotame kiiruses, aga palliga me peame olema kiired. Liigume edasi. Natukene on teil veel, siis saate vahetada, meil on 2-3 harjutust veel, ehk lähme natukene suunamuutuste juurde. Praegu olid pigem niisugused kindlasuunalised liikumised, nüüd me tahame mitut erinevat suunda. Ehk kui me räägime suunamuutustest, siis korvpall paratamatult suunamuutuste mäng on. Ja suunamuutused on ka siis 2, eri võib-olla suunda, siis meil on teravnurgalised suunamuutused ja niisugused nürinurgalised. Et ühed on need, kus me peame kindla kiire kati tegema, teised on need, kus me peame võib-olla jooksma mingis suunas kas siis 300 kaare tagant või midagi, et see on siis nürinurkne, meil ei ole väga teravaid katte, teised on siis teravnurked. Samamoodi suunamuutustel me saame siis varieerida nende harjutustega, sõltuvalt, mis me võib-olla plaan ette näeb. Esimesena teeme siis võib-olla teravnurgalised, olete natukene rohkem soojad. Meil on 2 tükki tulevad siis siia 3 nurga tippu. Meisterdan kohe teile teise 3 nurga tipu ka. 1, 2, 3. Ja teised võivad tulla natuke sinna poole siis. Siis ei jookse omavahel peakidi kokku. Need 3 nurgad praegu ideaalselt mõõdetud on, võib-olla ei oma nii palju tähtsust. Ehk ülesanne lihtne, teised jää ette. Alustate siis esimene kord liigute paremale, ma tahan, et jookseksite 3 nurka siis. Pidurdus, katt, pidurdus, finiš, kõik. Ütlen valmis, hopp, võtan selle koonuse eest. Valmis, hopp, pidur, pidur. Hästi, järgmised peale. Võite jälgida ka tehnikaid, valmis, hopp. Väga hea. Lähme teises suunas, teeme veel 1 korra mõlemad läbi. Valmis, hopp.
Finiš on siis väga koonuse lähedal, et ei jooksu ümmarguseks nurka. Valmis, hopp! Hästi. Et siin me tahamegi näha, siin oli jälle okei, et meie sportlased ei hakkaks seda ümmarguseks jooksma. Kuigi see ümmargune võib teoorias olla isegi kiirem, me tahame arendada seda terava nurgalist siis suunamuutust, kui siia tulevad, oleneb nüüd sammu pikkusest, vahepeal ongi ebamugav jalg siin, pole midagi teha. Korvpallil samamoodi, me ei saa alati sobivat jalga sisse tuua. Ehk see oli niisugune terav nurgaline mingi suunamuutus, me võime panna ka koonused teistpidi, 4 nurka, me võime teha kaitseasendites selge ees, et liigume siit näiteks otse, kaitseasendis, siit peame jälle otse lineaarseks keerama. Ehk neid variante on jälle mitmeid, milliseid neid suunamuutusi teha, jälle ajaliselt, nagu nägite, kestis väga vähe. Lähme nürinurgaks. 1, 2, 3, mul on seda vaja. Teete praegu siis, saate võidu teha või väga ei koti? Ei tee võidu. Teete ikka võidu. Vaadame, sul nii palju koonused on, ehk nüüd proovige panna enam-vähem samamoodi, mul on paari koonust juurde vaja. Meil on vaja justkui siuke 8 teha. Kus see koonus on mul? Siin. Ja alustage praegu siis paremast nurgast. Harjutus on ise lihtne, nüüd te võite joosta, pigem soovitan joosta kaares, kui võimalik. Et praegu ma tahaks ideaalis natukene laiemaks saada, aga lihtsalt demonstreerimaks, et jooksite 8, nüüd alustate siit, joostes siit, tuleb pigem ümmargusem joon, jooksete siit 8-sse ja jooksete praegu finišisse, ehk teete justkui 8 läbi. Valmis, hopp! Ja finišisse, jah, ärge ette jääge. Valmis, hopp! Hästi. Ehk praegu ta oli niisugune terav nürinurga vahepealne, me saame veel ümmargusemaks neid teha, et me võime teha O-tähte, joosta, et jooksemegi ringiratas siin koonuste vahel, võime joosta ümber 3, et me teeme selle niisuguse nürinurgaliseks suunamuutuseks. Teist korda ei pea tegema, tal on pikk päev. Või tahad joosta? Ehk võite nüüd, ma usun, et istuda saate puhata natuke. Ehk kui palju neid teha üldse, üldjuhul kõige võib-olla teadlikum oleks see, kui me näeme, et kiirus hakkab langema, siis me teeme mingi pausi. Mina üldjuhul kiiruse trille teen kusagil 4 korda jooksevad läbi, siis on väike puhkus, selle puhkuse ajal me üldjuhul ei istu, me teeme võib-olla mingi kerelihastele, mingisuguse suunaga harjutust ülakehale, võib-olla topisega, kus jalad alakeha puhkab, et meil oleks endiselt järgmistel kiirusharjutustel sama laktaatne süsteem põhiliselt töös. Üldjuhul kusagil sprinte neid harjutusi teen 10-20 võib-olla sprindi vahemikus. Mida pikem on see sprindi distants, kui me teeme mingi 10-sekundilisi suunamuutusi, siis me toome selle natukene need numbrid alla. Kui ongi 3-4 sekundilised sutsud, siis me teeme neid natukene rohkem. Jällegi sõltub, kui palju aega on, jälle treeningute alguses saab teha, kulub jälle 15-20 minutit maksimaalselt või eraldiseisva treeninguna. Küsimusi hetkel nende suunamuutuste kohta või siis kiiruse kohta? Ei ole. Pikemates ma praegu ei lase neil ette siin teha, aga oleme samamoodi ka mänginud kulli, kus ma panen takistusraja koonustega maha, on kas teravnurgalised, nürinurgalised, kus nad peavad otse nagu ussi jooksma, üks ajab teist taga. Praegu me teid siin tegema seda ei pane, aga me saame ka kulli, kus on need kiirused natukene suuremad. Me jooksemegi võib-olla 28 meetrit, võib-olla natukene vähem selle läbi. Nii, lähme edasi. Et kiirusest siis nii palju, et need olid võib-olla sellised natukene lihtsama koelised sellised harjutused. Et vaatame natuke rohkem nüüd neid spetsiaalmeetodeid, et kui meil on juba sportlane võib-olla vanuses 15, 16, 17, siis ma hakkan neid spetsiaalmeetodeid rohkem sisse tooma.
et ma ei taha neid liiga vara alati sisse tuua, et kui mu noorsportlased on mingisuguse lae juba saavutanud, et mul on sealt siis edasi minna. Ja ma ei taha kõiki harjutusi justkui kohe ära kasutada. Ja vaatamegi siis erinevaid meetodeid, üks on seesama kontrastmeetod, millest meile rääkisime, ja teine on siis see, kus me rakendame rohkem esialgu jõudu, petame keha justkui ära ja siis teeme ilma kummilindita vastu, kus on see jõuosalus väiksem. Ehk võite tulla neljakesti keegi siis. Kuna te praegu olete siin istunud, pikk päev, ei pea maksimaalselt tegema. Lähme jälle sinna poole, et kindlasti, kes on võib-olla varasematel koolitustel käinud, on näinud, et ÜK-treener Kari on niisuguseid kummilinte kasutanud, et kummilindid ei pea olema tehtud alati rattakummidest. Et võivad olla ka tavalised kummilindid, aga ise ka leian, et need on mõnus kasutada. Et me hakkame tegema nüüd esimese 3-4 sammu kiirust, olete varem kasutanud neid? Pange endale need selga. Üks läheb siis ühte aasa, teine teise aasa. See peaks olema 3 aasa, kerige need ümber. Need sobivad ka tavalised kummilindid, sobib ka kelk, aga kui meil on võistkonnas võib-olla 15-16 poisti, siis kõigile niisugust kelku ei ole, mida kogu aeg taha rakkesse panna. Nüüd teeme asialgu ilma pallita, siis palliga. Põhimõte on kõik sama, mis me enne tegime siin oma kehaga, nüüd on lihtsalt kummilind, kui see takistav jõud seal. Ehk iga kord me peame maasse rohkem jõudu rakendama, meil on rohkem aega, ehk suuremad jõud läbivad siis meie keha, maapinda ka, kuhu me astume. Praegu, mis ma tahan, et teeksite 3-4 kiirendussammu, jääte seisma, 3-4 kiirendussammu, jääte seisma, 3-4 kiirendussammu. 3 korda teete niimoodi kiirendussammud läbi. Kas teete 3 sammu, 4 sammu, ise valite. Hoppi. Ja jäägi täitsa korralikult korraks seisma. Ja teised tulevad tagasi. Keha väike ette kallutus, tõuge, jah. Et need kummilindid annavad paremini hinnata seda, et me peame tõukama elama, ei saa joosta väga kiirendada väga püstises asendis, muidu ma lendan selili ja ma pean panema selle negatiivse sammu, et tõugata edasi. Ehk rohkem on seda tõukemomenti kui reaalselt jooksu või kiirendust. Teeme ühe korra veel, nüüd proovige seisma jääda ka korraliku pidurdusega palli kätena, et jääte seisma justkui sellisesse poolviskaasenduse kaitseasendisse. 3-4 nii tugevat sammu, kui vähegi saate, puus ette, keha on veidikene ette kaalutud, kui siit lähete, siis te justkui sirutate kõik kogu kehaga. Paar sammu jälle, jah? Ja läheb. Hopp, hopp, hopp. Ja teised tagasi. Hästi, 2 tehtud mõlemal, jah? Võite kummilindid korraks ära võtta ja nüüd me proovime potentseeruda kohe otsa, mis tähendab siis seda, et teete praegu ilma pallita, aga me petame justkui keha ära, nüüd te ülesanne on jalad kiiresti tööle panna. Teil on väga palju jõudu, kui te nüüd maasse panete, üldjuhul paar tüüki ikka treeningul võivad koperdada. Me tahan, et te kiirendaksite minuni koos siis kõik. Võite 2 kaupaga tulla. Minuni paigalt kiirendus. Jällegi tunnetate väsinud, pole veel nii soojad, ei pea maksiga, ei pea võidu tegema, sest ei ole soojad. Mõtlen valmis, hopp, sümboolne kiirendus. Valmis, hopp. Pidama ei pea. Aga Pondulu, kuidas teil oli? Oli ebamugav, imelik joosta ei olnud? Veits külm on, ärge täiega jookske. Lihtsalt paar niisugust sammu, ärge täiega laske. Tehke mulle 1 korra veel. Võtke, ma ei taha vigastada, et te saaksite. Valmis, hopp. Hästi. Et me teemegi kummilindiga üldjuhul 3, 4, 5 erinevat võib-olla siis kiirendust, kas samasuunaliselt muudame suundi, väike puhkus järgneb sellele ja siis teeme alati kummilindiga otsa, et me petame justkui see närvisüsteemi ja lihased ära. Sama nagu eile me tegime siin hüpetel. Ehk need kummilindid on võib-olla juba järgmine samm, midagi ei juhtu, kui meil neid ei ole, see on lihtsalt hea moodus, võib-olla aidata niisugust nagu tõukejõudu, kiirendust natuke kaasa. Samamoodi me saame teha seda palliga, tehke palliga läbi, saate soojemaks ka. Kummilindid ümber, võtke pall. Saame teha seda selge ees, kaitseasendites. Ja läheb sama 3-4 sammu, pall kinni, liiguta siit 3-4 sammu, pall kinni.
hästi, ja teine tagasi. Hästi. Lähete samamoodi, olge küljega, kiirusi peab praegu sees olema, näitame lihtsalt erinevad variatsioonid läbi. Põrgatades siis, lähete põlvest alla, kummilind tõmbab, kogu aeg tõukate, kõnnite edasi, põrgates samal ajal palli. Põlvest alla ja läheb. Hop. Tõuge, jah. Hästi, ja teine tagasi. Et siin jällegi me saame arendada seda külgliikumise võib-olla kiirust, esialgu läbi jõu, pärast saame teha ka siis võib-olla slaidid, mineku ja crossid. Võite minna tagasi ka, teised siis. Ja hästi, võite kummilindid ära võtta, kui nad ei olnud väga soojad, ilma praegu seda läbi ei tee illustreerimaks. Põhimõte sama, teeme väga sarnast liikumist ilma kummilindita. Nii, kui te olete juba siin mul, siis on meil vaja nüüd saadan teile need sinna. Ja pallid praegu, korvpallid võite praegu ära panna ja võite iga minut panna uuesti kummilindid siis ümber, võite natuke oodata. Ehk see oli siis üks spetsiaalmeetod, kus me alguses kasutame rohkem jõukomponenti, pärast ei ilma peale ja peaks olema teoorias siis paremad, kiiremad, võimsamad. Nüüd järgmine, see mida me vaatasime keelehüpetel, oli see kontrastmeetod, kus me kasutame siis 4 erinevat harjutust. Põhimõte on neil sama, iga järgnev harjutus, lihtsalt kordan üle, potentseerub järgmist, aga nüüd on 4 harjutuskompleksis. Ehk kutsutakse ka seda siis prantsuse kontrastmeetodiks. Ja praegu me vaatamegi siis võib-olla lineaarse kiirenduse ühte näidet. Võite panna praegu kummilindid ümber, ehk esimene on niisuguse tugevale jõule suunatud harjutus, järgmine on natukene kiirem, samuti jõuosalus on suur, siis toome rütmilisuse sisse ja siis paneme kõik kiiruse juba kokku. Nüüd ma tahan, mis te teeksite, et pöörate üksteise suunda, ja üksteisele vasta. Liikuge natuke siia poole, siis võib-olla kaamera näeb lihtsalt paremini. Mis ma nüüd tahan, et teete, see, kes praegu harjutust ei tee, peab andma piisavalt siis sellist survet. Ehk kui sina astud ette, tee üks etteaste, väljaaste ette, astu. Nüüd sina tõmba teda, hoia pinget. Eesolev jalg teeb pinge, tunneb pinget eesolev jalas. Nüüd tõuka tagasi. Püsti. Ehk teete väljaaste ette, nii kui ma ette astun, siis tema hakkab sind tõmbama, sina pead kõik selle jala jõu suruma endale vastu maad, et keegi sind ei liiguta, ja siis tõukama selle jala tagasi. Kui sa ei suuda seda tõugata, pole hullu, põhimõte loeb. Okay? Tehke mõlemal jalal hetkel 3 kordust. Ja läheb aste ette, tõmbake, pinge sees, hästi. Nii sügavale ei pea isegi minema, minge umbes sellisesse asendisse, et võõra asenduk vastu, et olete pigem nürinurk on põlves. Astu ära, jah? Andke piisavalt survet, et jõudu oleks piisavalt palju, suru, tagasi. Mõlemad tehke läbi 3 kordust jalale. Siin on suured jõud, kõik see jõud peame maha suruma, et need minema oleks nagu kivikujud põhimõtteliselt. Oja, hästi. Ja, ole veits püstisem, et sa saad siit, kui ta tõmbab, sa saad siit pidurdusse panna. Ja veits püstisem ja surud siit, jah, hästi. Kui mõlemal on 3 jalale tehtud, võtke kummilindid ümbert ära. Järgmine tuleb siis, ühed saavad teha, teised korraks puhkavad, need, kes hiljem tegid selle esimese harjutuse, saavad puhata. Tuleb välja aste edasi-tagasi ülikiirelt madalalt. Ehk teil on topis palli siin, laskute nüüd alla, ma tahan, et te siit tõukaksite ennast ette, pidurdaksite, tooksite jala tagasi, pidurdus, jalg tagasi. Okay? Teete edasi-tagasi 1 kordus, tehke 4 kordust jalale läbi. Madalalt, pidurdustõuge. Hop, kohe tõuka tagasi, jah? Hop, tõuka. Hästi. Vaatake jalga, ideaalis, praegu võib-olla ei ole nii soojad, see võiks olla kiirem juba. Ehk kui ma siit tõukan, ma lähen siit kohe pidurdan, hop, liigun, kui iganes ma selle palli toon. Hästi, ja vahetame. Siin jälle nägime, et see ei ole päris mängukiirus, mida me väljakul näeme, kui nad teevad mingi sammu, aga jõud on suuremad seest.
hästi. Nüüd teine jalg ka, jah? Teeke teine ka ära. Tehtud on topised kõrvale, võtke kõik korvpallid kätte. Järgmine tuleb siis siuke rütmilisus, kiirem kontaktaeg, paneme selle juba natuke rohkem kiiruse peale. Näitan teile harjutus ette, teeme seda 20 sekundit. Hüppate koha peal ja vaheldumisi hüppate ennast käärkükki. Ehk hüppate, käärkükki, hüppate, käärkükki, hüppate, käärkükki. Iga kord, kui siit käärkükki hüppate, põlv ei jää kunagi siia taha, ehk hüppa käärkükki selliselt. Kui hüppate, põlv üle varba, põlv üle varba. Okei, 20 sekundit tööd. Valmis, läheb. Ise hüppate, hopp. 1-2 keksi ja hopp. Kohe püsti ja hopp. Keksid rahulikud, siit kiire liigutus. Hästi. 10 veel. Ja hästi aeg. Viimane, üle välja kiirendus, pidurdus, kiirendus, pidurdus. Ise valite mitu sammu, mis stiilis te teete, kas teete side cross-stepi, mis iganes teete pidurdust ja ründate lõpus korvi. Alustage siit, lähete mingi 3 sekundiste vahedega. Põrgates üle välja, kiirendad, võta too maha korraks, uuesti kiirendad, pane freestyle'i, publik vaatab. Ise vali, paar pausi. Põrgatad üle, aga mitte siis sümboolse kiirusega praegu. Lähed, hopp, tõuka, pidurdad ja järgmine peale. Ja ründa korvi, jah? Hästi. Ja pidurdus, hea tõuge. Hästi, võite sinna poole liikuda. Ehk praegu jalgade asendid, ma usun, et olid ka enne paigas, aga väga hästi oli praegu näha, kus kohe läksid samamoodi põlv läks, tõuge, pidurdus, tõuge, pidurdus. Ei pea alati üle välja jooksma, võib teha ka kossutreener, võib tuua ka sisse mingi spetsiaalse, võib-olla mingisuguse trilli, võib-olla mingi liikumise, mis on väga suurtel kiirustel. Et saame ka potentseerida, saame jooksvalt tuua selle korvpallitreeningusse selle sisse. Et võetaksegi võib-olla mingi viisik mängu, osad teevad siin väljakul mingisugust liikumisi, taktikat, trille, teised teevad 2-3 ringi läbi neid harjutusi, vahetus, et neid variante on palju. Kas on tekkinud küsimusi kiiruse, kiirenduse, pidurduse kohta? Tundub, et ei ole. Ühe asja mainiks kindlasti ära, et kiirendus on oluliselt vähem koormavam kui pidurdus. Ehk nende pidurdusharjutuste, mis me täna siia sisse tõime, neid me võiksime natukene vähendada, kui me teame, et meil on võib-olla suur mängugraafik, väga palju trenne tulemus, kus on palju jooksmist. Ehk need pidurdusjõud, põlveliigesele, hüppeliigesele, kogu kehale tervikuna on väga koormavad. Et alati pidurdus, koormavam, kiirendus lihtsam. Et kiirendada võime natukene sagedamini, pidurdada natukene võib-olla vähem. Aga mõlemat komponenti on vaja siis arendada. Lähme edasi ja meil on natukene veel aega. Me lähme üle siis selle samale RSA ehk korduv sprindivõimekus. Ehk üldjuhul, mida hooaja alguses tehakse, on see, et me paneme siis sportlased kuhugi krossi jooksma, kuhugi spordiareenile ringiratast jooksma. Ma ei saa öelda, et see on vale, aga üldjuhul korvpallurid seda vist vihkavad kõige rohkem. On mul õigus? Lõike meeldib joosta? Aus vastus. Meeldib? Ei meeldi, seda on näost näha. Ehk spordiareenil ringi ratast 400 lammutada, suht nüri tegevus. Ja ei pruugi aidata nendele kiirustele kaasa, mis tänapäeva korvpall pakub. Et ühes mu teadusuuringus ka viisime läbi siis uuringu, 8 nädalat kestis, väga palju oli jooksmist. Nad jooksid metsarajal lõike, nad jooksid kergejõustiku areenil jookse. Enne seda teadusuuringut 8 nädalat nad tegid piiptesti nendel kiirustel, mis sarnaneb tänapäeva siis korvpallile. Peale taastumist, peale 8 nädalat siis tavakorvpallitreeninguid, hüketreeninguid ja neid lisaks jooksutreeninguid, me tegime seda piiptesti uuesti. Kuna nad olid juba mingi nädala puhanud, mis selgus, et piiptestil neil südamelöögi sagedus oli küll madalamal, ehk võib-olla niisugune aeroobne võimekus paranes, aga kiirused ei suurenenud. Ehk nad jooksid tegelikult vähem distantsi ära. Ehk nad ei suutnud nende kiirustega toime tulla, mis näitab, et see korduv sprindivõimekus tegelikult
ei arenenud. Nüüd see ei tähenda seda, et me kunagi ei tohiks võib-olla pikka maad joosta, krossi joosta, aga sellel on ka oma aeg ja koht, hooaja välisel perioodil või mingis muus treeningus, näiteks maratonijooksjad, las nemad jooksevad. Üldjuhul kiirusliku vastupidavuse aeroobse võimekuse me võiksime tagada ära korvpallitreeningutega. Kui me teame, et meie korvpallitreeningud ei ole väga intensiivsed mingil põhjusel, siis lisaks tuua neid kiirusliku vastupidavuse aeroobse võimekusele baseeruvaid treeninguid rohkem sisse lihtsalt. Ehk üldjuhul see kiirusliku vastupidavus areneb väga hästi, eriti noortel. Ehk noortel niisugust laktaatset kiirusliku vastupidavuse suunaga eraldi treeningut pole otseselt vaja sisse isegi tuua, kuna nendel keha areneb, neil ei ole siis füsioloogiliselt veel sellised rajad nii hästi välja arenenud, et tal hakkaks arenema see laktaatne kiiruslik vastupidavus. Ehk väga tihti noored peale võib-olla 1 kilomeetrit TV10 ei joksenda, täiskasvanutel on 3 päeva süda paha. Ehk see ongi see, et füsioloogiliselt pole välja veel keha arenenud. Aga siiski me saame seda arendada, enamus asju on päris palju näidanud ka siis Juka ja Kaspars, ehk siis üle välja erinevad kiirrünnakud, mis iganes trille nad teile siin ette näitasid. Kui seda teha piisava intensiivsuse ja kestvusega, siis kiiruslik vastupidavus nende sportlastel areneb. Ehk üle välja 3, 4, 5 minutit järjest tööd, võib-olla isegi natukene vähem, väga suurtel kiirustel, piisava puhkusega, kiiruslik vastupidavus areneb. Nüüd, kui me tahame tuua lisaks veel sisse mingisuguseid kiirusliku vastupidavuse suunatud harjutusi, siis me saame seda teha. Ja üldjuhul on võimalus ka alati mitte joosta, näiteks rattaga on erinevad lõigud, teeme 30 sekundit velotrenasööri sprinti, 2 minutit puhkust või basseinis mingid jooksuharjutused, ujumisharjutused. Ehk me vähendame justkui seda kontakti jalgel, aga me arendame justkui seda energiamehhanismi, mis vastutab selle kordussprindi võimekusele. Ehk seda jalguloleku aega natukene vähendada. Aga vaatame ikkagi mõned näited üle, kus me ei pea ainult edasi-tagasi jooksma, et ärge muretsege, ma teid siin ei solgut edasi-tagasi, et teeme mõned teistsugused natukene harjutused toome sisse. Et võivad tulla 4 poissi, kes soovivad. Ma tean, et te olete väsinud, aga kes nüüd tulevad, saavad kõige suurema vati. Okei, võtke endale praegu paari peale 2 palli, ehk igal ühel justkui pall. Üks veel. Teeme nii, et parem inimesed näeksid 2 tükk, üks paar läheb sinna alla, korvi alla, või natuke 3 joone taha, ütleme mõlemad, teised jäävad siia 3 joone taha. Ehk kiirusliku vastupidavusel me saame vaadata jälle tööpuhke suhteid. Üldjuhul, kui ma teen kiiruslikku vastupidavust, kui ma tahaksin teha, siis ma üle 90 sekundi trilli ei teeks. Ehk praegu me teeme pigem suured kiirused, väike aeg, puhkeaeg ka siis sihuke piisav. Et teeme 1 trilli ära, siis ma räägin natuke edasi, siis saate liigutada juba. Mis te teete? 1 on siis 2 palli siis paari peale. Lisake, jah. Arvatavasti on enamus seda teinud, 1 siis söödab, teine liigub kaitseasendis külgeasendisse, püüab palli, söödab tagasi. Oled teinud varem? Ei ole. Anna 2 palli. Sulle. Sina hakkad talle külgeasendis söötma, saadad sinna palli, tema peab pall tagasi, sina saadad juba järgmise palli teisele poole. Niimoodi lasete 20 sekundit. Tulge natuke siia kolles alla või võite ka seal teha, jah, vahet ei ole hetkel, kus teete. 20 sekundit, kui käib, kui ma ütlen 20 sekundit, siis mõlemad pallid peavad pärast temal ka korvis olema. Ehk 20 sekundit, see pall, mis käes on, ründad korvi, teine söödab sulle järgmise palli kuhugi eemale, jooksed sellele järgi, ründad korvi. Valmis ja küljed läheb. Ja kohe tagasi, jah. Korralikud söödud ka, korralikud söödud. Kiirus loeb. Kohe tagasi, jah, liigu juba. Juba sööda, hästi. Ja ründa korvi. 1 palliga ründad korvi. Viska talle pall. Ei visanud. Jah, hästi. Nüüd lisame natuke intensiivsust, söödad, paneb palli ära korvi, teise palli talle saadad kuhugi sinna. Tema peab selle pallile järgi jooksma ja jookseb uuesti siia ja ründab korvi. Ehk me lisame seda intensiivsust, et natukene tuleks seda laktaati juurde. 20 sekundit, pange nüüd teine tööle. Valmis, läheb. Kohe jah, pane ta liikuma rohkem. Tehnika nii palju ei loe, pane liikuma. Hästi, pane liikuma. 10.
ja ründa korvi. Teine pall saadki minema. Ründa korvi, ründa korvi, ründa korvi. Jookse pallile järgi, jookse pallile järgi. Ja ründa korvi. Hästi. Kestis kuskil 30 sekundit, saab tennisepalliga teha. Kopsu väga kokku veel ei tõmmanud. Kohe on vahetus. Niimoodi saab läbida 5-6 korda, 30 sekundit tööd, teine söödab, väga palju energiat ei võta. Puhketöösuhe ongi 30-30 ehk 1-1. Teeme sama asja läbi, tulge natukene eemale, ehk siia poole. Sama liikumine on edasi-tagasi. Nüüd see ei pea sulle palli söötma, sina näitad talle visuaalselt. Pall on üleval, jooksed tema suunas, paned palli alla, jooksed selge ees. Niimoodi kõigud lased teda edasi-tagasi joosta. 20 sekundit, kui on ründa korvi, söödad tal ühe palli, ründab korvi, teise palli saadad jälle võssa. Okei? Valmis, läheb. Üles siis enda poole, jooksete järgi, jookse järgi, vii alla, kohe selge, kohe tagurpidi. Näidake, jah? Hop, üles, alla. Jah, kiirused praegu võiks olla suured juba, jah? Ja ründa korvi. Võta pall, ründa korvi, teise palli saada minema. Oi. See läks kaugele. Saate oma vahel hästi läbi. Aga jah, vahetame. Läheme asjaga keerulisemaks, et kes nüüd teevad, saavad rohkem joosta. Pall ülesse, enda poole, pall alla, tagasi, küljele. Pane ta mängima siin väljakul, jah? Ehk igad suunad. 20 sekundit pluss 2 rünnakut. Hingeldate. Valmis, läheb. Hästi, jah. Viis sekundit kannatada. Ründa korvi, andke pall ja ründa korvi. Hästi. Nii, paari peale puhake. Näen, et väike hingeldus on. Ehk üks point on see, mis kiputakse tegema, on see, et tõmmatakse väga seal kiirusliku vastupidavusel ühe trilli, esimese trilliga nii kotti, et järgmistel seeriatel või järgmistel kordusel, kui nad seda sooritavad, kiirus ei ole enam see. Ehk me oleme jällegi liiga palju anaeroopses, me ei arenda neid kiiruse, mida me tahame korvpalliväljakul näha. Ehk laseme puhata, ehk üks võime ongi see, et meil see laktaat, mis tekib kiirusliku vastupidavusega, see peab ka kehast ära minema, see on puhkepausil. Ideaalis võiksid olla enam-vähem taastunud peale seda 30 sekundit, nii nagu korvpallis 1-1. Väsimus hakkab kuhjuma, arusaadav, aga me ei taha neid kohe kotti joosta. Nüüd pange hetkel pallid, teil on 3 palli olemas. Pange tippu ja pange siin kuhugi 45 peale või natukene kaugemale maha. Üldjuhul natuke rohkem, kui on näiteks pikad meil, kes on üle 2 meetri, nendel need pallid võivad natukene lähemal olla. Tagamängijad, lühemad, kiiremad, nendel on pallid siin 3 ümber. Mõlemad saate osa võtta õnneks, üks peab natukene vähem jooksma, teine natukene rohkem. Üks on kaitses, teine ründes. Ütleme, et sa oled praegu mul siin kaitses või sina teed siis rohkem trilli. Mina hakkan sinnapoole liikuma, sina pead selle palli ära puutuma. Ma liigun siia, kindlalt jään seisma, pead selle palli ära puutuma. Liigun natukene siiapoole, puutud selle palli. Kuidas sa siin liigud, ei oma praegu hetkel tähtsust. Kui 20 sekundit on tehtud, siis näitab talle näpuga, see, kes on siin, näitab näpuga pall, sina jookseb pallini, ründad korvi, näitan pall, ründad korvi, näitan pall, ründad korvi. Pole kõige lihtsam, jällegi, kui te pole nii soojad veel, ärge ära tapke ennast. Valmis, läheb. Puutu pall ära, liigu. Hästi. Jah, hästi, mõlemad teevad tööd. 5. Ja näidake palli, mida ta ründama peab. Ja vaadake, et pall praegu korvi alla kinni ei jääks, et peale ei kukuks sellele. Hästi. Väga hea.
40 sekundit drill, ideaalis võiks olla puhkus nüüd ka pikem. Väga hea. Teised praegu tegema ei pea seda, sest või tahate, et nad teeks seda? Nad teevad järgmise siis. Järgmine on natukene kergem, ehk neid variante on mitmeid. Nüüd tuleb reaktsioon sisse, üldjuhul võib olla pikematele sobilikum drill. Üks kogub siis toopi või nullile, siis toopis siis on 3 palli. Üks hakkab reageerima. Üldjuhul need palle tuleb siis võib-olla tagasi sööta. Sina pead reageerima, kes iganes ei jooksnud alguses. Sina hakkad panema korvi suunas, 45 kraadi diagonaalis jooksed. Kui sina karjud pall, pidurdus, jooksed tagasi, kasutad hand-offi, võtad palli, ründad korvi. Jooksed uuesti siia, lähed uuesti. Jooksed täis kiirusel, tuleb pall, reageerid, võtad palli, ründad korvi. Teeme hetkel 3 läbi, ideaalis need pallid tulevad kogu aeg. Okay? Praegu kestab see ajaliselt vähem, saame selle alati rohkemaks teha, kui palli keegi tagasi söödab. Ja võite. Võta, pidurda, ründa korvi. Ja kohe lähed jälgi palli, kohe reageerid ja hästi. Võid tagasi sööta, jah? Hästi, ja lõpetage praegu. Kõik. Puuka. Ehk jällegi saab tagasi sööta, nagu siin söödeti, võib järjest neid palle tulla. Jällegi kaua me teeme, sõltubki, mis see tööpuhkesuhet me tahame. Võib-olla hooaja alguses natukene kauem teha see drilli, kuskil 30-40 sekundit baasi alla laduda, hiljem juba võib-olla 10 sekundised, 20 sekundised sutsud, et oleks suurtel kiirustel siis. Kas vahepeal on tekkinud küsimusi? Ei ole. Võite praegu panna pallid ära, teil on viimane asi jäänud. Ehk alati me ei pea joostes neid vastupidavuskomponenti arendama, et tähtis on ka vahepeal siis kopsud ja südametöö. Võtke praegu need kummilindid ja pange ennast jälle sõlme, jooksma ei pea. Ehk me ei pea alati siis ringi ratast jooksma, krossi jooksma, me saame ka teha neid natukene väiksema närvisüsteemi koormuse ja natuke väiksema põrutuskoormusega. Et jah, kui meil näiteks saali ei ole, me neid harjutusi korvpallidega teha ei saa, alati me saame teha kuskil maneesis näiteks tennisepallidega või võrkpallidega. Lihtsalt korvi ei ole, et ta peab mingisse suunda jooksma palli viima, näiteks noor peab palli viima kuhugi mingisuguse ämbrisse. Nüüd üks see, kes on praegu siis hobune justkui pöörab siis selja hoidjale. Pöörake selg teie, jah? Asi lihtne. Pool kükki, hakkate siit liikuma. Teeme poolene väljakule, ma ei taha teid ära tappa. Muidu on pikemad distantsid. Ja teie hoiate piisavat vastupanu. Ja lähete omas tempos, jah? Põlved suru. Hoia, tõuka, tõuka. Ja. Hakkate tundma, et jalad lähevad täis, ehk hakkab see laktaat tekkima, ehk neil töötavad samasugused ainevahetusprotsessid. Ja? Põhimõtte siis saame teha selliselt, teevad ära, jalad on veidikene täis, jooksevad tagasi. Ärge praegu jookske, aga liikuge kõndis tagasi. Teil on pikk päev, te ei pea jooksma. Ideaalis kõnnivadki võib-olla 20-30 meetrit, hakkab kuhjuma ülemäärast laktaati, see rihm ära, sörgivad või siis kiirendavad mingisuguses tempos. Kiirused on siin madalamad, ainevahetusrajad töötavad võrdlemisi sama, aga pulss on samuti veidikene all. Vahetate, jah? Teie teete siis küljega praegu. Olge küljega, jälle siit liigute, ehk siit tõuge. Ja, kas teete kaitseasendis ristsammuga, hoidke rohkem vastupanu, praegu see on aeglane. Et jalad oleks täis, jah? Tõugake. Hääletake poolele väljakule, tagasi ei jookse. Hästi. Võite praegu kummilindid ära võtta, tuua need praegu siia. Või visata sinnapoole, ise valite. Ja võite istuda. Te saite võib-olla kõige siukse nõmedama osa, sorry. Ehk need olid need põhitõed, mingisugune baas, kuna neid siis sisse tuua. Üldjuhul mina kiirus sisse ei tooks või kiiruslikku vastupidavust ükke osana sisse ei tooks, kui korvpallitreening on suure mahuga ja väga suure intensiivsusega. Ehk pikad, rasked treeningud, siis ma ei näe pointi kiirusel absoluutselt mitte, siis me ei arenda seda kiirust seal treeningul, me nullime selle justkui ära.
ja kui on liiga suur maht, liiga suur intensiivsus, siis me lisame veel kiirusliku vastupidavuse sinna sisse, siis maht on ülemäärane ja taastumisvõime langeb märkimisväärselt, ehk meil ei ole seda võimekust järgmistes treeningutes välja puhata. Ehk üketreeningute eesmärk, ma ise leian, ei ole kunagi korvpallureid ära väsitada. Ehk pigem see olla korvpallitreeningutes, seal nad võiks tekkida niisugune võib-olla laiaulatuslikum väsimus, see ongi prioriteet number 1. Üke lihtsalt toetab seda, mida korvpalliväljakutel me võib-olla tagada ei saa. Ehk ongi jõusaalis, mingid hüppeharjutused maksimaalsed, kiiruslik vastupidavus, kui me näeme, et on poisid rihmal, ehk sellised komponendid me saame sisse tuua. Kui nüüd korvpallitreening on, üldse ei ole see treeningpäev või on väga madala mahu ja intensiivsus, näiteks viskamine, siis on 2 varianti. Kas üke, ülikerge, samuti ei tee, ehk anname, meil ongi vaja taastuda, või me saame samamoodi seda sektor 3 näiteks rakendada, ehk seda kiirust, eriti kui me tahame olla puhanud. Ehk kiirus pigem niisugune puhanud seisundis, siis me saame seda arendada. Jällegi spordiala on kaootiline, meistriliiga tasemel juba rohkem, kui me teeme kiirustreeninguid, siis me tahaks näha, kas see reaalselt ka aitab. Pigem on see harv, et selle töö peaks tegema ära tegelikult juba hooaja alguses. Küsimusi kiiruse, kiirusliku vastupidavuse kohta, millegi muu kohta, mis on seotud ükega. Tundub, et täna ei ole küsimusi. Jah. Vastan, et videosse ka, et küsimus oli, et kui pikk võiks olla kiirusliku vastupidavuse 1 tööseeria. Oli see küsimus. Et üldjuhul laktaatne kiiruslik vastupidavus, raam on antud 10 sekundit kuni 90 sekundit. 10 sekundi, 20 sekundi, kui on hästi treenitud, laktaati veel kuhjuma ei hakka nii palju, ehk seal 30 ja 90 sekundi vahel võiks olla see vahemik. Hooaja alguse poole võib-olla natukene pikemad, siis juba lõpupoole natukene lühemad, aga kiiremad. Et küsimus ka oli, et kas mõlemas äärmuses käiad nii 30, 90, see sõltub nende seisundist. Et kuna ta on ikkagi täitsa tööstid hooaja alguses, näiteks ei jaksa, et seda on näha, siis võiks tuua üldse sisse aeroobseid treeninguid ka lisaks, et ei peagi alustama kohe selle laktaatsega, et siis võib-olla seda baasaeroobset mingi hetk sisse tuua, ehk kui me alustame võib-olla, ma ei tea, legionärid või mingid noored poole suvi otsa midagi võib-olla teinud ja alustame väga suurte intensiivsustega, mis kestavad ajaliselt kaua, siis nad võivad katki minna lihtsalt. Ehk mõlemad äärmused, nii ja naa, et oleneb treenitusest. Kui on kas pikad või lühikesed, siis üldjuhul pannakse sama maht neile. Et pikad üldjuhul jah, väljakul liiguvadki võib-olla, ma ei saa öelda vähe, tänapäeval elame, ehk seal on neid viskajaid juba ja peavad liikuma ka rohkem ringi, ehk üldjuhul pikad võiksid natukene vähem distantsi teha. Et võib-olla 10, 20, 30% vähem mahtu. Intensiivsuses me tahame hoida endiselt nendele siis vastavalt kiirustele, ehk nad üle välja tuleks enam-vähem stabiilse tempoga. Töö ja puhkuse suhe 1:1 on niisugune kõige enim levinud, et me võime sealt ka välja minna. Ehk see olenebki, mis intensiivsusi me vaatame. Me vaatasime väga kõrge intensiivsusega ja keskmise intensiivsusega suhe on 1:1. Kui oli vist, kui ma õigesti mäletan, väga kõrge ja väga madala intensiivsusega, see suhe oli vist äkki 1:4 või 4:1. Ehk need varieeruvad. Ja tänapäeva korvpallis ka me ei saa kindlat töö-puhke suhet nagu leida, aga need on nagu niisugused soovitused või vahemikud, millest lähtuda. Et näiteks Ameerika jalgpallis on hoopis teine. Ei, saab ikka, ma arvan, et see ei ole mingi saladus. Et küsimus oli, et mis teiste siis koondiste juures tehakse. Kuna ma olen siin koondise juures esimest aastat, siis ma saan rääkida seda, mis praegu on olnud, mis on varasem ka, väga palju teste oli varasemalt, et võtsime maha, et me teeme siis võimsustestid, mis väljenduvad siis hüppevõimes, ehk siis kui kõrgele sportlane hüppab, ehk niisugune neuromuskulaarne võimsus, siis on lineaarne 20 meetrit sprint, mis näitab siis võib-olla niisugust kiirust, siis tehakse leine kiliti, ehk siis suunamuutuste testi erinevad suunad,
ja siis on piiptest, ehk siis joonejooks justkui, näitab sellist aeroobset või anaeroobset võimekust, ja jõutestid tehakse. Et jõutestidega on võib-olla niisugune so and so, ehk väga erinevatel tasemetel on need koondislased, et osad suudavad oma keharaskusega kükkida 30-40 kordust, pole probleemi, osad võib-olla oma keharaskust ei suudagi kükkida. Ehk selleks on niisugune kehakaalu suhe pandud paika, või vähemalt see aasta panin mina paika kehakaalu järgi kükkimised, kes ei suutnud teha, võtsime selle protsendi alla ja kirjutasime siis metoodikasse üles selle. Et pigem kiirusvõimed, jõuvõimed ja siis piiptest niisugune vastupidavuslikkuse võimetele suunatud, ehk enam-vähem kõik suunad kaetud. Küsimusi vist rohkem ei ole. Kui ei ole, siis aitäh teile, et kuulasite, 1,5 tundi läks kähku, aitäh teile!